Elas kord Eestimaa servas üks kaval mees nimega Martin. Ei olnud ta kuningas ega rüütel, aga ta ajas lihtsalt rahvale kärbseid pähe, nagu saaks homme tasuta tankida ja makse ei peakski maksma. Ühel ilusal päeval sai Martinist kuningriigi rahakirstu valvur, rahandusminister. Ja seda rõõmu. Alles ta sai võtmed kätte, kui juba kappas ta otseteed laenuallika poole. Iidse maagilise allika, kust sai lõputult raha, kui ainult vajaduspõhiselt paluda. 2,7 miljardit kuluks ära, sosistas Martin ja allikas vulises vastu. No võtta, ega see su taskust lähe. Nii võttiski Martin suvaliste kulude katteks 2,7 miljardit eurot riigile SMS-laenu. Rahvas vaatas imestusega, aga Martin rahustas. See pole laen, see on strateegiline investeering. Aga kulud kasvasid ja tulu, see jäi tulevikku. Iga kuu tuli uus auk lappida, pensionilubadused, kütusetoetused, lasteaedadele uus kuldne põrand. Kui nii edasi läinuks ja Martin 5 aastat järjest valitsenuks, oleks laenuallikas ammu kuivaks jäänud. Rahvas elaks kõik KredExi konteinerites. Ja moraal? Kui keegi lubab sulle, et raha tuleb seina seest, vaata, ega ta pole mingi suvaline afäärist nagu meie Martin,